Bienvenido! Tere tulemast vaatama vahetusõpilase 3. osa. Eelmise video lõpus mainisin, et ja homme kell 10 me sõidame siis Montevideosse ja sealt kell 13:30 läheb minu buss Saltosse. 7 tundi. sõita oli vaja 600 kilomeetrit läbi terve riigi teisele poole Uruguay'd ja taaskord, kuidas see kõik välja nägi, seda näete kohe. How you guys feeling? We can Oleme hetkel Montevideo bussijaamas. Kell on 12:53 ja poole tunni pärast läheb mu buss Saltosse ja see jõuab sinna kell 9 õhtul, tähendab siis, et mingi 7-8 tundi bussisõitu läbi Uruguay, aga ma filmin kõike ja te näete. Ma olen nüüd bussis, ma olen täiesti üksi Uruguay's ja me hakkame nüüd Saltosse minema, siis minu linna, see on viimane peatus. Päris põnev. No nii, kuna Lõuna-Ameerika auklikud teed tegid palju müra, ei jäänud selles klipis midagi kuulda. Rääkisin lihtsalt, et olen Saltosse kohale jõudnud ja peaks varsti vahetusperega kokku saama. Ja nii oligi, peale kohale jõudmist ootas mind bussiterminalis 3 toredat uruguaylast, kuid seda, kuidas ma nendega kokku sai, ei jõudnud ma kahjuks filmida. Esimesed tunnid uues peres läksid väga hästi ja samal õhtul sain ma ka ühe tõelise ladina kogemuse, kui ma oma õe ja sõbrannadega võhivõõras linnas 400 inimesega peole läksin. Iga 5 minuti tagant küsis keegi, kas ta võiks mu blondide juustega pilti teha. Ja pidu nägi välja umbes selline. Koju jõudsime kell 6 hommikul ning järgmine päev läksime vanavanematele külla. Sõime traditsioonilist Uruguay toitu ning hiljem tegime linnas ja selle ümbruses väikse tuuri. 200 meetrit teisel pool jõge on Argentiina piir ning ma sain näha oma elu ilusamat päikseloojangut. Pole ime, miks Uruguay Argentiina lipul päike on. Õhtuti kogunevad inimesed jõekaldale, joovad matet, mängivad kaarti ja tunnevad väikestest asjadest rõõmu. Kuid alati jõuab igal vahetusõpilasel kätte aasta põnevaim hetk. Tere, ma lähen praegu kooli. Õues on mega külm ja kool on 300 meetrit. Olen koos oma õega. Hola, Lutsi. Käima hakkasin ma religioosses privaatkoolis nimega Salesianos. Kohe võeti mind ilusti vastu ja kui nad kuulsid, et ma Eestis matemaatika eriklassis olin, panid nad mu kohe lõpuklassi inseneri eriala õppima. Naeratasin ma küll kõigile, aga tegelikult ma ei saa mitte midagi aru. Klassis käis mul kokku 6 õpilast, kellest 5 tüdrukud.
esimene tund hakkab kell 7:25 hommikul ning tundide ja vahetundide pikkused on täpselt sama, mis Eestis. Aga võrreldes Eestiga on koolipäeva pikkus palju lühem. Koolitoidu eest peab maksma ja parim, mida sööklast leiad, on kas sai või Coca-Cola. Soojast toidust võid ainult unistama jääda. Ning pidage meeles, et tegu on ühe linna kallima kooliga. Alles nüüd Uruguay's olles saan ma aru, kui palju mul on tegelikult eestlasena vedanud. Eestis on mul õpilasena olemas absoluutselt kõik ja veel tasuta ning ma käin tavakoolis, mitte erakoolis. Ma olen hakanud selle lühikese ajaga siin Uruguay's Eesti elu väga palju hindama. Okei, ja ma ei tea, kuidas teiega, aga mulle tundub, et ma taaskord kiirustasin kõige selle kooli teema ja esimeste päevadega siin Saltos. Aga nii juhtub, kui kuu jagu materjali 10 minuti sisse on vaja mahutada. Nii et ma võtan nüüd veidi hoo maha. ¿Cómo estás? Bien. Right. Bien. Really good. Bien. We can go. Täpselt nädal aega tagasi tulin mu pere juurde ja ma mõtlesin, et ma võiks veits rääkida, kuidas mul siis läinud on. Emotsionaalselt, põhimõtteliselt koduigatsus, ma ei tea, kas see on hea või halb, on täiesti null. Kuigi ma ikka räägin nendega, ma ei tea, mul pole mingit koduigatsust. Sest et ma pole ikka aru saanud, et ma olen siin. Mul ei ole kohale jõudnud, et ma olen praegu siin Uruguay's. Aga mul on läinud hästi. Mõni hetk mulle tundub, et miks ma küll kõike seda teen, milleks see vajalik on, miks ma tulin siia. Teine hetk ma saan aru, et see on kõige vingem asi, mida ma üldse olen kunagi teinud. Ja see on alles esimene nädal, nii et mul on veel 10 kuud siin ja ma ei kujuta ette. Esimeste nädalate jooksul hakkas mul ka vaikselt tekkima sõpru nii koolist kui pidudelt kui trennidest ja proovi siis nendega suhelda, kui hispaania keelt ei räägi. Ei, aga iga päevaga sain ma aina rohkem ja rohkem aru ning mul oli perega selline kokkulepe, et iga päev pean ma 10 uut sõna õppima ning korra nädalas ühe hispaaniakeelse presentatsiooni mis tahes teemast tegema. See andis keeleõppele korraliku stardi, kuid aru ma ikka palju ei saanud, aga õnneks oli mul selline hea sõber nimega Google Translate ning koos käte ja jalgade abiga sai kõik räägitud. No nii, kõike, mida meile karantiinis aasta alguse seminaril räägiti Uruguay kultuuri kohta, sain ma kogeda oma uues peres koos uute sõpradega ja ma nüüd mõtlesin, et ma võiks panna kokku väikse nimekiri asjadest, mis mind kõige rohkem üllatasid. Uno, uruguaylased joovad väga palju Coca-Colat, väga palju. Dos, magama minnakse üsna hilja, vahet pole, kas tegu on tööpäeva või nädalavahetusega. Tres, kiivrite kasutamisest motikatel või turvavöödest autodes pole kuuldudki. Cuatro, dulce de leche on parim asi, mida ma söönud olen ja ma ei tea, kuidas ma tagasi tulles ilma selleta hakkama saan. Cinco, uruguaylased tantsivad niimoodi, nagu poleks homset ja võiks öelda nii, et kui sa pole Lõuna-Ameerikas käinud, pole sa õiget pidu näinud. Seis, muusika siin on absoluutne kuld ning kuulda võid kõike. Reggaeton, kumbia, rock, folkloore ja nii edasi. Siete, võrreldes Eestiga süüakse siin väga ebatervislikult ja muidugi sõltub see inimesest, aga no näiteks pizza friikartulitega. Mida kuradit? Ocho, ausalt öeldes Uruguay ei näe üldse välja nagu Google'i fotodes, nii heas kui halvas mõttes. Nueve, toas käiakse siin jalanõudega ja kui ma aus olen, siis see on päris mugav, aga mitte just kõige parem hügieeni suhtes. Yes, kui uruguaylased räägivad, teevad nad probleemi 10 korda suuremaks, kui see päriselt oli. Põhimõtteliselt ma elangi päris elu ladina draama show's. No nii, ma loodan, et teile meeldis mu väike tutvustus Uruguay kultuuri kohta, aga vahepeal käisime ka perega Salto ümbrust avastamas ning panen siia enne video lõppu ühe toreda matka veeparki. Täna on 4. september, tulime teise kuumaveeallika kohta nimega Termastel Arapei. Veedame siin terve öö, tunne on super, temperatuur on väga palju, kuigi on ikkagi talv. Sí, te esperamos, sí, dale. Te esperamos en la piscina. A mí me
Estonia. minu taga jääb Rio Arapey. See on ühendatud Rio Uruguayga, millest teisele poole jääb siis Argentiina. Ja ega ma rohkem ei oskagi midagi öelda. Es un río del departamento de Salto. Nace en la Cuchilla de Aedo, próximo al límite con Tacuarembó. Nace junto a Tacuarembó. Ok. 240 kilómetros. De este a oeste. ei, tore on neid videoid vaadata. Lihtsalt väga tore ei ole neid monteerida. Kell 4 öösel. Mul on homme koolipäev. Peaks magama, aga ma ei saa, sest et mul on vaja seda videot monteerida. Kõik küsivad, et kus on 3. osa. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma ei pruugi suuta sellise tempoga jätkata nagu praegu. See töö, mis nende videote taha jääb, see on liiga palju. Mul on vaja vahetusaastat nautida. Ma ei saa. Ma ei tea, mida ma mõtlesin enne, kui ma vahetusaastale tulin. Ma hakkan videoid iga 2 nädala tagant tegema. Oo jaa, ma peaks magama minema, aga ma üritan, ma proovin.